et alustada Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku aktusega. Palun kõigil püsti tõusta, et laulda Eesti riigi hümni ning koolilaulu. Palume meie ette koolijuhi Karmen Pauli.
jõulupere. Mis on meile, eestlastele, omane? Ma lugesin hiljuti professor Triin Vihalemma kokkuvõtet meie, eestlaste väärtustest võrreldes muude riikide väärtustega. Tuntuim rahvusvaheliste väärtuste võrdlusplatvorm on World Values Survey ja see on küsitlus, mida viiakse läbi mõne aasta tagant ja üsna suure rahvusvahelise valimiga. Ta tõi välja, et Eesti asend maailma riikide väärtuste skaalal sõltub nii meie geograafilisest asendist kui ka ajaloolisest pärandist. Väärtuste kontekstis iseloomustavad Eesti inimesi vähene võimuaustus ja rahvuslik uhkus, madal religioossus, sõltumatus ja individuaalsus. Eesti inimese jaoks on eneseteostuses veel olulisemad üldise ellujäämise ja hakkama saamisega seotud väärtused, nagu riigi ja pere turvalisus, korra eelistamine isikuvabadustele, madal õnnetunne, kalduvus usaldamatusele kaasinimeste ja institutsioonide suhtes ja samuti ka madal osalus demokraatia protsessides. Aga meie inimesed peavad oluliseks turvatunnet nii pere, riigi kui ka majanduse kontekstis ja on ka väga suur usk tehnoloogiasse. Professor Vihalem toonitas ka seda, et väärtused on ajas muutuvad ja nende tähendused ja tõlgendused on ka põlvkonniti erinevad. Ent on siiski olulisi aspekte inimestele, mis ajas ei muutu. Ja uuringud ütlevad, et ei ole muutunud ka võrreldes 90. aastatega. Niisiis, 30 aastat tagasi ja ka täna on inimeste jaoks endiselt kõige olulisemad ja hinnatumad tervis, rahu, tugev pere, riigi julgeolek, puhas keskkond, tõeline sõprus, ausus, vabadus, eneseaustus ja armastus. Suurim põlvkondlik väärtuskonflikt ilmneb aga järgmises. Noorimad pooldavad individualismi ja isiklikku edu, samas kui vanuserühmale on olulisemad alalhoidlikumad ja kollektiivselt jagatud väärtused, nagu turvatunne, kord ja tugev majandus. Ühtviisi kõrgelt, olenemata vanusest, hinnatakse väärtusi nagu sõprus, eneseaustus, õnn, vabadus ja jagatud hobide olemasolu. Kokkuvõttes saab kasutada meie presidendi Kersti Kaljulaidi mõtet, mis oli ka meie nädala tervituses. Eesti on olnud väga kiire ja omanäolise majandusarenguga riik. Meie arengu aluseks on täna avatus maailmale, uutele mõtetele, valmisolek osaleda rahvusvahelises koostöös ja oskus seista ka oma vajaduste eest, mõistes samal ajal ka teiste muresid. Rahvuslik uhkus on üks, mis on meile omane. Rahvuslik uhkus kui väärtus. Meie rahvuslik aare, laulu- ja tantsupidu on saanud osaks meie identiteedist. Rein Veidemann on öelnud, et see on Eesti kokkusaamise koht, kohtumine oma päritoluga. See on sügavaima ühishääle ilmutamine. Täna on tänu Melanile, Britile ja Johannale meil võimalik osa saada 3 erinevast laulupeost, alustades kõige esimesest. Ma annangi sõna üle noortele, kes on meie riigile sünnipäevaks aktuse kinkinud. Aitäh teile ette juba selle kinnituse eest. Palju õnne sünnipäevaks, armas Eesti! Tere ka meie poolt, oleme G2 õpilased Melani, Johanna ja Brit ning tänane aktus on üles ehitatud veidi teistmoodi kui tavapäraselt. Kuna laulupidudel on meie riigi ajaloos väga suur roll, siis otsustasime omalt poolt kinkida meie riigile sünnipäeva puhul aktuse. Toome täna teieni 3 märkimisväärset üldlaulupidu, milleks on 1., 15. ja 27. ehk viimane. Lisaks anname ka ülevaate nende vaheliste perioodide kohta. Loodame, et aktusest jääb teile vaid positiivne emotsioon ning ootame teiepoolset avatust.
Kõlavatele lauludele võite kindlasti kaasa laulda ning viimase laulu me loodame, et me esitaksime siiski kindlasti kõik üheskoos. Nüüd aga alustame aktusega ja vaatame, mida laulupidu tähendab. Selleks oleme teile välja valinud lühikese videolõigu, mis annab ülevaate sellest, kuidas välismaalastele tutvustatakse Eestit ja laulupidusid. Soovime teile meeldivat elamust! Do you know what magic feels like? Do you know where it hides? Is it flying in the blue sky? Is it hidden in the dark soil that grows the flowers? Or is it in the northern breeze? It actually hides in all of them. Let me explain it to you. There is a place in the north of Europe, right next to the sea, a country called Estonia. On a piece of land, 45,000 square kilometers, live 1.3 million Estonians. In the soul of these people is something magical that has kept their culture and language alive all the centuries when they have been under the rule of different countries. This magic has survived slavery, genocide, countless wars and aggressions. This magic is the only thing that no foreign ruler could take away. The will to preserve one's traditions and language lies in the idea of breathing as one nation. Singing is a way to breathe together. It was when Estonia was under Tsarist Russia that the tradition of the song celebration was born, along with Estonia's national awakening. The first national song celebration was held in the summer of 1869. A gathering of 845 singers has grown into a 150-year-old tradition, bringing today together 30,000 singers and 70,000 spectators. It is said that Estonians sang themselves free from Soviet occupation in the 1988 singing revolution that led to independence. It was in the songs where Estonians hid their love for their country, their longing for freedom. Singing together kept our souls alive. It is the act, coming together, singing the same songs, which is not merely singing, but over the years has become breathing together. Most of the Estonians have been to the song celebration, and to keep the song culture alive throughout the time between the big celebrations, they hold local festivals all over Estonia, from small village stages to large festivals in all genres. And it is in this breathing together where the magic happens.
It is a feeling. You stand in the middle of thousands of people who sing with full pride. You might not even understand the lyrics, but you will know nevertheless. You will be overwhelmed and never forget that feeling. It's emotional. In it, and so much emotion around you. This is what magic feels like. Kuule, Emma. Mina ei kahetse mitte, et meie need paarkümmend verst oleme siia tulnud. Suuremat asja enne surma me mõlemad ometi ei näe. Mu süda tuksub rinnas, kui ma mõtlen selle peale, mis meie silmad noorel põlvel on näinud ja mis me nüüd näeme. Vaata, Emma, 50 aasta eest olid sina alles karjalaps ja mina tööpoiss. Siis tuli Priius. Paraku polnud eestotsa suur asi. Priiks olime küll saanud. Jumal andku õnsa keisri rahulist hingamist. Aga maa tõmmati meilt jalge alt ära ja jäädavat paika polnud meil enam kusagil. Peksa saime sama viisi ja iga silmapilk hüüdis mõisnik. Valjast vallast kasige minema, kus kurat! Oh, Emma. Emma. Seda Eesti rahvast, kes praegu oma juubelipidu peab, ei te keegi enam pärisorjaks pea. Selle troostiga võime me kas või mätta alla pugeda, kui meid ära kutsutakse. Niimoodi kõlaski vana abielupaari vestlus, kes istus õnnelikult esimesel laulupeol puu all ja pisarail kontserti kuulasid. Ent kõik hakkas siiski sellest, kui Jansen hakkas kirjeldama oma ajalehtedes baltisakslaste laulupidusid. Ta mainis, et väga tore oleks, kui ka eestlased sellise sarnase ühislaulmise korraldaksid. Laulupeo organiseerimisega olid seotud paljud Eesti rahvusliku liikumise tegelased. Peamine neist oli Johann Voldemar Jansen ning oma roll oli ka Aleksander Kunileiul ja meeste lauluseltsil Vanemuine. Esimene otsustav samm tehti 1867. aastal, mil esitati Baltimaade kindral Kubermangule taotlus, et saada luba laulupeo pidamiseks. Laulupeo toimumise põhjuseks toodi välja, et tahetakse tähistada Liivimaa pärisorjusest vabastamise 50. aastapäeva. Loa saamine oli väga aeglane protsess ja see saabus alles napilt 4 kuud enne peo planeeritud toimumist. Kuigi Jansen oli alustanud juba mõndade ettevalmistustega varem, läks ikkagi peo organiseerimise ning laulude selgeks õppimisega väga kiireks. Olenemata lühikesest ettevalmistusajast saadi laulud siiski selgeks. Koorid saabusid Tartusse kõikjalt üle Eesti, kõigest 1 päev enne peo algust, et teha ühiselt peaproovi. Kusjuures teekond Tartusse oli väga pikk, sest reis hobuste ja vankritega kestis mitmeid päevi. Laulupeale saabus 526 puhkpillimängijat, 822 lauljat ehk kokku tegi see 1348 esinejat. Kava koosnes peamiselt saksa hõilujate teostest, kuid kõikide laulude sõnad tõlgiti eesti keelde. Isegi Vene keisri riigihümn kõlas ainult eesti keeles. Laulupeol oli 2 Eesti helilooja Aleksander Kunileiu teost. Mu isamaa on minu arm ja sind surmani. Mõlema laulu sõnad oli kirjutanud Liidia Koidula. Laulupidu lõppes Jansen emotsionaalsete tänusõnadega kõikidele peolistele ning kõne lõpuks lauldi 3 korda riigihümni. Eelnevalt mainitud Mu isamaa on minu arm on kõlanud 2 erinevas versioonis. Esimesel laulupeol kõlas Aleksander Kunileiu viisi ja Koidula sõnadega. Ent tuntuimaks on saanud Gustav Ernesaksa loodud viisi ning samuti Koidula sõnadega pala. Nüüd aga palumegi lavale Andreas Kalveti, kes kannab ette esimese salmi Kunileiu Mu isamaa on minu arm versioonist. Seejärel esitab ansambel teile ka uuema variandi.
Esimene laulupidu oli algusaastate pikkusele traditsioonile tulla kokku ja laulda ühtse rahvana. Teine laulupidu leidis aset ei rohkem ega vähem kui 10 aastat peale esimest ning viibimise põhjus oli Vene-Türgi sõda. Teine laulupidu lõppes ligi 1000 osavõtjale pidusöögiga, tasuta õlle ja külmade roogadega. Aga ka järgnevate laulupidude toimumiste ajavahemikud olid sama kaootilised. Mõne laulupäe vahel oli lausa 14 aastat. 3. laulupidu leidis esimest korda aset Tallinnas ja esimest korda said osa võtta ka segakoorid. 5. üldlaulupidu toimus 1894. aastal ning üsna keerulistes oludes. Venestuse tõttu oli suletud Eesti Kirjameeste Selts, mis oli eelmiste laulupidude korraldajaks. Seega oli vaja leida uus organisatsioon, kes vastutuse enda kanda võtaks. Peale 5. laulupidu hakkasid pidustuse järjepidevalt toimuma Tallinnas ning osalejate arv hakkas jõudsalt kasvama. 7. laulupeo pidustustest võtsid esimest korda osa ka lastekoorid. 8. üldlaulupidu on märgiliseks saanud, kuna see oli esimene kord, kui peeti pidu iseseisvunud Eesti Vabariigis. Siis otsustas ka Eesti Lauljate Liit, et üldlaulupidusid hakatakse edaspidi pidama iga 5 aasta tagant. Järgmine ehk 9. laulupidu toimus esmakordselt Lasnamäe alusel Heinamaal, kohas, kus laulupidusid ka tänapäeval peetakse. Tolleaegne laululava mahutas 15 000 lauljat ning kuulajaid oli 150 000 inimest ehk 8% kogu Eesti rahvast. Kuni 10. laulupeoni puudusid esinejate hulgast naiskoorid, ent alates sellest aastast ühinesid pidustustega ka nemad. Peale 10. laulupidu leidis esimest korda aset ka tantsupidu, millest kujunes edaspidi välja traditsioon. Edasi leidsid laulupäe toimumisega seoses aset mitmed muudatused, kuna Eesti oli juba mitmeid aastaid okupeeritud olnud ning kehtis teine riigikord, ei jäänud mõjutamata ka laulupidu. Koori liikumine oli kommunistliku partei ja valitsuse kontrolli all. Esimest korda esitati Ernesaksa viisistatud Mu isamaa on minu arm, mis edasistel laulupidudel aga keelatud oli. Samuti soovis tolleaegne valitsus saavutada rohkem arvulist osalejate hulka ning ajalehtedes kajastati, et külastajate arv oli 275 000. Ent huvitaval kombel ajaloolaste hinnangul võis lauluväljakul füüsiliselt kohal olla vaid 100 000 inimest. Aleksander Kunileiu loodud pala Sind surmani toob teie ette meie segakoor. Sind surmani
laulupidu 1960 Tallinnas uuel laululaval. Lehvivad rahvavõimu punased lipud. 15. üldlaulupidu, mis oli pühendatud Eesti NSV 20. aastapäevale, oli suurimaks sündmuseks pidustuste raames. Innukamalt kui kunagi varem valmistus meie riik kümnetesse, tuhandetesse ulatuv lauljate, tantsijate, pillimeeste pere selleks suursündmuseks. Juubeli laulupeost võttis osa 264 sega, 49 mees ning 112 naiskoori. Uudsena oli tookord ette nähtud ka poistekooride esinemine. 95 poistekoori, ligi 2500 esinejaga sammus rongkäigus ühtlases riietuses erikolonnina. Puhkpillide orkestrid oli laulupeol 80 ning rahvamuusikaorkestrid 31. Suur hulk esinejaid jõudis pühapäevaks Tallinnasse, kus alustati koondproovidega. Kui esimesed proovid uuel laululaval tehtud olid, oli üldjuhtide arvamus ühine. Laulud kõlavad hästi. Repertuaarist võis leida erinevate riikide rahvalaule, lauldi töö tegemisest, kodumaast, loodusest ja igapäevaelust. Nagu näiteks Rukkirääk või laul kodumaale. Oma osa oli ka lauludel, mille sisu oli riikliku võimu ja liidrid ülistav, nagu siis laul Leninist või Lenini partei. Meie pealinn oli saanud noore ja värske ilme. Vanalinnas oli lõpetatud restaureerimine, samuti said ka peatänavad uue ilme. Kunstnikud olid paigaldanud vaateakendele ning majadele tervitusloosungid ning kaunid kangad ja lipud. Laululava oli dekoreeritud Lenini portreega, loosungiga ja laulukooride lippudega. Laulupeo esinejatele ja külalistele oli pidustuste ajal korraldatud teatrite poolt arvukalt kontserte ja teatrietendusi. Pidustused algasid 19. juulil avasignaaliga rahva kunstiõhtul. Traditsiooniline pidustuste rongkäik läbi pealinna toimus 20. juulil algusega kell 3. Laulupeo kontsert algas lauluväljakul samal päeval kell 6 ning jätkus 21. juuli keskpäeval kell 1. Rongkäigu esimese kolonni moodustasid lastekoorid, millele järgnesid poistekoorid, kes võeti eriti soojalt vastu. Väikestele laulusõpradele järgisid täiskasvanute kollektiivid, linnade ja rajoonide kaupa. Kui esimesed kolonnid olid juba kohale jõudnud, siis hakkas sadama tugevat äiksevihma, kuid laulrahvas see ei heidutanud ning vihmale järgnes reibas laulmine. Oli võitnud 21. juuli ehk laulupeo viimane päev. Nõukogude Eesti 20. sünnipäeva hommik. Rohkem kui 40 meetri kõrguses tornis põles heledasti leegitsema löödud laulupeo tüli. Laulupeo kontsert algas ühendkooride esinemisega. Juba esimestest paladest peale saavutas hiigelkoor kuulajaskonnaga südamliku kontakti. Üheks kõige oodatumaks osaks suure kontserdikavas oli meeskooride esinemine, mida oli tol päeval rohkesti. Vägevalt ja üksmeelselt voogas nende laul Gustav Ernesaksa ja Harald Uibo juhendamisel. Võimudele vastuseisuna otsustasid lauljad iseseisvalt esitada repertuaarist eemaldatud rahvusliku sisuga Mu isamaa on minu arm. Loo 3. salmil astus ka Ernesaks ise dirigendipulti ning juhatas loo lõpuni. Nüüd aga tuleb 15. laulupeost koori poolt esitamisele Seebelmanni kaunimad laulud. Kui ma sul laulan,
ja nüüd astub teie ette koorijuht Hirvo Surva. Tervist ja head algavat Eesti Vabariigi sünnipäev. Ma tahan kõigepealt tänada selle kutse eest siia ja tänada väga neid noori inimesi, kes on sellise toreda aktuse kokku pannud ja kes peavad au sees Eesti Laulupidu ja selle traditsiooni. Ma mõtlesin, et ma alustan oma juttu veel kord ühe küsimusega, et kas kõigile, kui jõudis kohale see, et mitu laulu lauldi esimesel laulupeol eesti keeles? Väike segadus või? Kõik laulud, väga õige. Mis on tegelikult järgi mõeldes väga kummaline, sest 1869 oli sügav venestamise aeg ja Eesti oli tegelikult üks tsaaririigi kubermang. Ometi suudeti see aeg võtta kätte ja tõlkida kõik laulud eesti keelde ja need ka esitada. Minu jaoks isiklikult on see üldse üks väga kummaline kogu see situatsioon, see aeg. Kui te kujutate ette, et pidu, mis toimus juunikuus, siis 1869 ja noodid saadi kätte peoks aprillikuus. Mis tähendab, et ära pidi õppima aprill, mai, juul 3 kuuga 27 laulu. Tänapäeval me saame noodid kätte vähemalt 1,5 aastat ette, õpime oma 5 liigi laulu ja veel umbes 6, 7, 8 lühendkori laulu ja on suur häda, midagi ei jõua ja nii raske on. Mida see tähendab? Minu jaoks tähendab see seda, et haritus kui selline oli märksa suurem. Ehk siis see on 100% kindel, et need inimesed, kes tulid laulupeole, pidid tundma noodikirja. Vastasel juhul ei oleks suutnud seda ära õppida. See oli nagu üks võõrkeel juures. Et inimene võttis noodikirja ette ja luges seda nagu ühte keelt ja ta sai sellega hakkama. Loomulikult oli hoopis rohkem aega tegelda sellega. Ei olnud internetti ja nutit ja muid selliseid asju, kuhu peale kulub tänapäeval ilmselt väga palju aega. Aga siis tegeldi sellega, oli kodus harmoonium, said natuke mängida, õpilised oma partiid. Ma ei usu ka sellesse müüti, et nagu on kirjas, et talupojad tulid kõik põllu pealt ära ja viskasid pikatit ja lehad nurka ja siis istusid mitte kaariku, vaid hobuvankri peale ja sõitsid Tallinnasse. Sellesse ma hästi ei usu. Ma usun sellesse, et see aeg töötas väga intensiivselt Simse seminar Valgas. See muuseas 200-aastaseks. Ja seal õpetati kooliõpetajaid, köstreid, kes siis töötasid kes kirikus, kes koolides. Ja ma arvan, et enamuse esimese laulupeole lauludest moodustasid nemad. Sest vastasel juhul nad ei oleks jõudnud lihtsalt seda selgeks õppida. See selleks, aga vähemasti Postimehes kirjutati, et laulud kõlasid hästi ja pidu tuli välja. Kus toimus lauluga esimene proov, kas te seda teate? Õige, aga konkreetselt kus kohas? Tartu Maarja kirikus. Lauljad oli üle 800, mahtus sen kirikusse ära. Ja Jansen ise pani kiriku uksed kinni ja ei juletanud kedagi lasta, et kas tulevad üldse lood välja või ei tule. Ja
pärast paari esimest lugu, siis ta tuli kirikust välja ja jättis uksed lahti, et inimesed kuuleksid, et kõlas kokku küll. Nii et läks õnneks see kõik. 150 aastat on olnud seda traditsiooni. Ja kuidas see traditsioon on siis kandunud meieni ja mida saame meie teha, et see traditsioon edasi kestaks. Tegelikult sõltub see absoluutselt igast ühest meist. Kujutage ette, kui kunagi äkki 50 aasta pärast, kui te olete juba vanavanemad, tuleb lapselaps ja küsib, et kuule vanaisa või vanaema, et ma lugesin kusagilt, et oli selline traditsioon Eestis nagu laulupidu. Et miks te enam ei ole? Mida te siis vastaksite neile? Või kui see lapselaps küsib, et aga kus sina see aeg olid, kui see traditsioon otsa sai? Mis sa siis teeksid? Või pigem on seda küsimust ennetada vaja. Ehk see tähendab seda, et tegelikult igast ühest meist sõltub see, kas see traditsioon jääb kestma või ei jää kestma. Aga ma kardan küll seda, et kui see traditsioon peaks lõppema, siis ei pruugi olla kaugel aeg, kui ka see riik lõpeb. Sest see on üks meie rahvuskultuuri alustalasid. Ma arvan seda, et kui ei oleks seda pidu, ei oleks keelt, ei oleks rahvust. Sest me oleme selles mõttes õnnelikud inimesed, et vähemasti mina olen, ma arvan, et teie ka, aga et ma olen sündinud siia Maalapile. Mul on oma keel, mida ma saan rääkida. Meil on omad heliloojad, mis kirjutavad väga headele Eesti luuletaja tekstidele muusikat. Ja me saame seda kõik koos teha ja nautida. Siin enne oli juttu sellest, et proua direktor rääkis sellest statistikast. Mina olen kuulnud just väliskülaliste käest kõige rohkem seda, mida nad on nimetanud selles laulupeos. Et meil on 4 generatsiooni koos ühel ajal laval ja neil on laulda ühiseid laule. Seda mujal maailmas enam ei ole. Noortel on oma muusika tavaliselt. See on natuke teistsugune, mis on ka äge ja see peab ka olema. Aga on olemas ühised laulud, mida koos lauldakse. Ja see on minu meelest tõesti üks kõige suurem ime selles laulupeos, et on suudetud need generatsioonid kokku viia ja panna laulma ühised laule. Mis on laulupidu? Minu jaoks on laulupidu eestlase südametunnistus. Et kui ma ka ei laula seal, ma olen osa sellest. Kas ma olen seal väljakul või kusagil mujal, aga vähemasti nendel päevadel põksub minu süda samas. No, mina paraku olen nüüd lauluväljakul ja juba olnud aastast 91. Et nii tugev, kui on see traditsioon, ma arvan, et nii tugev on ka Eesti riik. Ega muidu ei räägita viimasel ajal Eesti kaitsevõimest just läbi laulupeo. Ja siin on oma väga suur tõetera sees. Kui toimus laulev revolutsioon, et
Saksamaa ajaloos vast kõige fenomenaalsem asi üldse, ilma igasuguse verevalamiseta. Lauldi lihtsalt oma riik vabaks. Juhtub kusagil mujal. Et siin tuleb meelde üks film, Malev. No mehed, mis me teeme? Laulame! Ja kõik on jälle hästi. Et nali näljaks, aga kui selle peale nüüd tõsiselt mõelda, siis on siin kamatelehtele sees, et parem mõelda ja kuulata südame hääl ja teha selle järgi, siis vast on see tegu õige. Mina ise alustasin oma nii-öelda laulupeteed, nojah, ma laulsin poistekoolis, aga enne seda veel, ma küll ei mäleta seda, aga mulle öeldi, et ma olin ka esimesel vaid 100. juubelil 1969, siis ma olin päris väike, aga ma olla seal olnud koos ema-isaga, kuna minu ema on koorijuht ja minu isa laulis tema kooris. Ja nüüd, kui oli see viimane laulupidu, siis oli selline päris tore tunne, et ma ise juhatasin seal ja mu ema-isa laulsid seekord veel kaasa. Minu tütar laulis minu kooris, tema väimees laulab minu kooris, minu poeg laulis minu kooris, tema prutt laulis minu kooris. Ja me olime kõik koos lauluväljakul, et see on päris tore tunne, et tegelikult et peresid Eesti on päris palju. See on kõik seotud sellega. Minu esimene koor oli Iisa Rahvamäe naiskoor. Ma olin siis 15-aastane, kui ma alustasin selle koori tegemist. Kui vanad te olete? Vist vanemad, jah? Ja nüüd ma praegu olen tänapäeval mõelnud, mis on jumal 15-aastasena, kuidas üldse võimalik on. Täitsa tore oli. Ainuke asi, et need naisteravad, kui sa kooris laulsid, tundusid õudselt vanad. Nad olid 40-sed. Sa mõtlesid, et issand jumal, et nii vanad inimesed laulavad. Aga see on ilmselt selle vanuse vahe juures käib see vist kaasas. Ja aastal 1980, siis esimest korda läksin oma kooriga laulupeole, siis toimus Tallinnas olümpiamängude regatt. Ja siis tehti ka laulupidu sel aastal, toodi üks aasta poole. Ja siis ma läksin esimest korda oma kooriga laulupeole. Ja aastast 1991 ma olen juhatanud kõikidel laulupidudel, teinud selle protsessi päris pikalt kaasa. Võib-olla kui kõik ei tea lihtsalt natukene seda telgitagust, kuidas kõik toimub, et ühe laulupeo ettevalmistamine võtab aega 3 aastat. Just kuulutati välja 26. jaanuaril uue noortepeo siis ideekavandi ja teadeliigi konkurss. Ja mulle täna just laulupeo sihtasust helistati, et palun tule võtta need tööd ja hakka lugema komisjonis. Ja esimest korda muuseas on olnud nii suur konkurss tuleb. 10 tööd tuli laulupeo ideekavandi konkursile ja 8 tantsupeode ideekavandi konkursile. Et nädala aega lugema ära 18 tööd ja vaatame, mis sellest tuleb. Aga see näitab seda, et on huvi, on tahtmine teha ja vedada seda editsiooni. On noored inimesed, kes võtavad vastutuse ja tahavad seda editsiooni jätkata ja see on kõige tähtsam selle laulu juures. Ma tahan teile soovida paari asja sellel Eesti riigi sünnipäeva eel. Esimene asi, mis on, ma arvan, elus kõige tähtsamaid asju, austa oma õpetajat.
sest ilma õpetajata ma ei pruugi saada mitte kellekski. Rääkimata sellest, et austan oma vanemaid, see on nagu minu meelest nagu loomulik ja selge. Aga just see, et austama õpetajat. Minu esimene dirigeerimisõpetaja saab 4. märtsil 87-aastaseks ja me teeme taga koos kontserti. Ta juhatab siiamaani sellist koori nagu Vanaemade naiskoor. Ja see on täiesti fenomenaalne seltskond. Selle keskmine vanus on kõvasti üle 80. Ma tean, et nende noodikogu hoida on 90-aastane. Ja kui ma õpetajale helistan, et helistab peale mulle, et saame kokku, vaatame kalendrisse. Me oleme see päev seal, siis me oleme seal, siis meil on vaja seal esineda, siis me oleme seda teha. Ja see on täiesti müstiline, kuidas üks inimene suudab siiamaani sellise energiaga töötada ja teha oma koori. Et tegelikult 4. märtsil kell 6 õhtul lauluväljaku Kraassaalis võite seda fenomeni kuulata. Aga miks ta palus mul sinna tulla esiteks oma õpilasele või teiseks, et kuna mina tegelen poistekooriga, et siis oleks tore kontsert, kus on vanaemad, lapsed ja lapselapsed koos. Ja siis koos tähistada tema sünnipäeva ja selle koori 15. sünnipäeva. Ja siis on selle kooriga kõik, ja siis ma lõpetan selle töö ära, ma ütlesin talle, et sa ei lõpeta niikuinii seda töö ära. Ehk üks kolleeg veel ütles, et pane tähele, ta veel kirstu vahelt ka juhatab. Siis toreda huumoriga lihtsalt ütles talle seda. Aga ehk see hoiabki vaimu värske ja paneb tööle. Et austa õpetajat. Ja teiseks, austa iseennast. Siis austatakse sind. Kui sa iseennast ei austa, siis ei austa sind ka mitte keegi. Ja kolmandaks, armasta seda kohta, kus sa elad. Armasta oma keelt, oma kultuuri, sest just sina konkreetselt igaüks siin saalis oled selle keele ja kultuuri kandja. Et see võib tunduda võib-olla praegu natukene niimoodi, mis ta selle jutustele räägib. Aga kui sa lähed koju ja mõtled selle üle järgi, et meist igast ühest sõltub see, kas meil on oma riik, kas meil on oma keel, kas meil on oma kultuur. Ja siis kunagi tulevad sul lapsed ja sa räägid neile seda juttu. Ja ma tahan lõpetada oma sellise väikse, ma ei oska öelda, mis see on, ma ei taha öelda selle kohta kõne. Aga veel kord tagasi tulles laulupeole on üks väga tore moment. See oli viimasel noorte laulupeol 2017. Ma olin kuidagi läinud sinna üles Järvensaksa kuju juurde. Parasjagu tegid mudilaskoorid lavapeal proovi. Ja neid oli see aasta seal kusagil 10 000. Siis ma tabasin ennast mõttelt, et aga see seltskond seal laval, need mudilased, on tegelikult ühendkoor, kes tähistavad laulupeo 200. juubelit. Siis on nemad kusagil 60. Ja siis mul kuidagi tekkis sinna hea kerge tunne, et nad on juba olemas. Meie asi on nad sinnani viia, et see traditsioon kestaks ja jääks. Elagu Eesti! Aitäh teile!
11. laulupeost alates oli lisaks veel 5 pidustust, mille vormi ja esitamisele kuulunud laulud olid ette kirjutatud selleaegse valitsuse poolt. 16. ehk 1965. aasta laulupeost alates sai Ernesaksa Mu isamaa on minu arm ametlikult laulupeo lõpulaulu staatuse, mis oli juba aastaid Eesti rahvale märgilist tähendust kandnud. Avalauluks kuulutati järgneval laulupeal Miikael Lüüdigi viisile luudud lugu Koit, mille alguses kõlab Friedrich Kuulparsi luulrida. Laulud nüüd lähevad kaunimal kõlal. Esimese üldlaulupeo eeskuju järgides musitseerisid seal vaid mees- ja poistekoorid ning puhkpilliorkester. Lisaks süüdati esimest korda laulupeo tuli laulupidude südalinnas Tartus, mis toodi sealt Tallinnasse kui toimumislinna. Tuli süüdati esimesel laulupeo toimumiskohas Päikesekiirest. 18. laulupidu tähistati üle 10 aasta taas tantsupeoga samal ajal. Vahepealsete aastate jooksul olid mõlemad peod teinud läbi olulisi muudatusi, mille tunnused on säilinud tänapäevani. Tantsupidudest oli selleks hetkeks saanud ka eraldiseisev pidu. Kuna toimumisajad kattusid, nimetati esmakordset pidustust üldlaulu ja tantsupeoks. Tantsupeol osales peaaegu 8000 tantsijat ning laulupeol oli 28 537 lauljat ja pillimängijat. Sellel järgnenud 20. laulupidu jäi viimaseks, mil kanti edasi nõukogude ideoloogiat. Hoolimata sellest jäid koorilaul ja rahvatants endiselt populaarseks, sest soov pidustustel osaleda oli endiselt suur. 21. laulupidu aastal 1990 vabanes sundrepertuaarist ning taas võis esitada isamaalisi laule. Peo ametliku repertuaari lõppedes laulsid osalejad lisaks veel mitmeid isamaalisi ühislaule. Järgmine laulupidu oli esimene taasiseseisvunud Eestis peetud pidu. Teise kontserdi pealkirjaks oli Me oleme Põhjamaa lapsed. Põhjamaadesse kuulumisest jutustasid nii mõnedki laulukaare all kõlanud laulud, nagu näiteks Laul Põhjamaast, mis ka üsna pea siingi kõlab. 24. laulupeole lisas pidulikkus ka UNESCO kultuuripärandi tunnustuse saamine. Tunnustus omistati Eesti, Läti ning Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioonile. Sama aasta tantsupeo juhtmõte Las jääda ükski mets oli inspiratsiooniks 2000 lauljale, tantsijale ning vabatahtlikule istutada üle Eesti 1 000 000 puud. 25. üldlaulupeo eel kulgis esimest korda ajaloost tulemise teekond mööda Eestimaa vaateid ajaloolistel puulaevadel. Tuli liikus isegi Tartust Pärnusse mööda veeteid. Samuti tuldi sel aastal kokku 25. korda, et end ühe rahvana tunda ning esimesest laulupeost möödus siis 140 aastat. Järgmise aasta laulupeo tulemise teekond oli jällegi uudne. Külast külla, käest kätte. Laulupeo esimene kontsert kandis nime Ajapuudutus, mille kavas oli igalt laulupeolt üks teos. Kõlasid nii tuntud ja armastatud kui ka vähem tuntud lood. Suur roll oli ka vahetekstidel, millega anti põgus ülevaade igast laulupeost. Nii juhatati lauljad ja kuulajad läbi laulupidude ajaloo. Üheks selle laulupeo meeldejäävamaks ja liigutavamaks hetkeks oli see, kui Eeriklas andis Irvo Survale edasi Gustav Ernesaksa dirigendi kepi, millega Surva juhatas Liide Koidula sõnadele loodud Ernesaksa teost Mu isamaa on minu arm. Teie ette astub meie vokaalansambel, esitades uuema versiooni Kunileiu loodud palast Sind surmani. Sind surmani.
laulukoori, kes esitab meile palad Eestlane olen ja eestlaseks jään ning seejärel tuleb esitamisele koori ja rahvatantsu ühispala Laul Põhjamaast.
50 aastat esimesest laulupeost. 27. ehk juubeli laulupidu leidis aset Tallinna lauluväljakul 4. kuni 7. juulil. See üldlaulupidu kandis nime Minu arm, mille mõte pärineb Liida Koidula luuletusest Minu isamaa on minu arm. 75 aastat tagasi kirjutas Gustav Ernesaks Liida Koidula sõnadele viisi, millest sündis isamaa armastuse ülemlaul. Sellest palast on praeguseks saanud laulupeo hümn ning tõenäoliselt ka osa päris eestlaseks olemise geneetilisest koodist. Olgugi, et teose algne käsikirja on Gustav Ernesaksa enda dateeringuga säilinud ja hoiul Rahvusraamatukogus, ei ole teose saamisloost väga palju teada. Alates 1965. aasta üldlaulupeost on see laul olnud kõigi meie suurlaulupidude lõpulaul. 2019. aasta üldlaulupeol osales 32 300 lauljat, mis on rohkem kui kunagi varem. Esmakordselt laulupidude ajaloos olid korraldajad sunnitud turvalisuse tagamiseks lõpetama viimase päeva kontserdipiletite müügi. Õnneks ei lastud inimesed ennast sellest heidutada ning kogunesid näiteks Vabaduse platsile ja Maarjamäe lossi, kust oli võimalik jälgida kontserti otsepildis. Märkimisväärseks võib pidada ka seda, et 27. laulupidu tõlgiti esmakordselt viipekeelde ning tantsupidu sai kirjeldustõlke. Tänu sellele said laulu- ja tantsupeost osa ka kuulmis- ja nägemispuudega inimesed. Ettevalmistused juubeli laulupeoks olid suurejoonelised. Kirjutati mitmeid raamatuid, avati näituseid, kuid sai ka näha mitmeid eetris olnud saatesarju. Lisaks sellele renoveeriti ka veel laulukaart, vahetati ära katteplekk ja laudis ning ühtlasi korrastati kogu laululava fassaad. Lisaks laulukaare uuendamisele võeti ette otsus asendada ligi 60 aastat laulupidusid teeninud dirigendipult uuega. Möödunud suve laulupeo avakontsert tegi suure kummarduse kõigile õpetajatele, sest nagu teada, siis meie laulupeo kultuur ei tekkinud ega saa edasi kesta ilma õpetajateta. Kontserdikava oli koostatud Eesti heliloojate loodud muusikast. Laulupeo avakontserdi lõpetasid 3 ühislaulu, nende hulgas ka pala Üksi pole keegi. See laul võeti koheselt omaks ning kõlas kooride nõudmisel ka teise kontserdi lõpus ühislauluna. Laulupeo viimasel kontserdil oli rohkelt uudisloomingut. Kõlas 17 uut teost ja hulk verivärskeid seadeid. Laulupeo ametliku kava järel kõlasid veel Ärkamise aeg ning Laul Põhjamaast. Lisaks esitati ka osalejate nõudmisel Üksi pole keegi ja Kungla rahvas. Esitamisele tuleb meie aktuse viimane pala, milleks on Üksi pole keegi. Palume lavale meie eeslauljad. Järellauljateks on meie kallis segakoor ning loodetavasti ka teie, meie armas koolipere. Loo sõnad leiate laululehtedelt. Neava
aastal lausus Lennart Meri lauluväljakul sõnad. Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moeasi. Laulupidu on südameasi, nagu eesti keel ja meel, nagu armastus. Laulud on olnud meie relvad ja laulupeod meie võidud. See lauluahel algas hallist muinasajast ja koondas meid 130 aasta eest Tartusse esimeseks üldlaulupeoks. Tartus me laulsime hümniks juba meie Eesti hümni enne Eesti Vabariiki. Sellega on meie aktus jõudnud lõpule. Loodame, et see kõnetas teid ja jääb veel pikaks ajaks meelde. Sooviksime omalt poolt tänada ka segakoori, rahvatantsurühma, vokaalansamblit ja nende juhendajaid. Lisaks sooviksime tänada ka kõiki teisi, kes andsid oma panuse tänase aktuse õnnestumisel. Nüüd aga palume kõiki ühispildile, milleks suunama pilgud üles rõdule. Suur aitäh ja ilusat vabariigi aastapäeva!